enne kui ma läheks selle konkreetse teema juurde, ma korraks kordaks üle, et miks me üldse neid uuringuid siin teeme. Et me tegelikult teame, et meil on fosforiit, meil on kaasnevad ressursid ja suhteliselt lihtne on teha arvutus, kus need elemendid korrutada läbi maailmaturu hindadega ja saada väga suured numbrid. Mida me tahame teada saada, on ka see, või millised küsimused meil on, et kuidas neid elemente kätte saab, mis on selle kättesaamise maksumus ja ka mis on selle kättesaamise ja väärindamise mõju keskkonnale. Ja et nendele küsimustele vastata, siis me näeme, et järgmistes etappides peaks minema konkreetsele ja tegema neid hinnanguid lähtuvalt konkreetsest situatsioonist, sest senised tööd ja seega, mida Kaarel siin just ette kandis, vaatles ikkagi väga suurt ala Kirde-Eestis. Ja nüüd ma siis räägin natuke täpsemalt fosforiidi perspektiivsete uuringualade määratlemisest. Et siis konkreetselt selle töö eesmärk oli välja siis selgitada perspektiivsed uuringualad, kuhu võiks fokusseerida edasisi uuringuid. Et neid alasid leida, teostati siis rasteranalüüs, kus ühelt poolt analüüsiti kaevandamist piiravaid tegureid, teisalt fosforiidi kvaliteet ja kasuliku kihipaksust. Nüüd selle töö põhjal eraldati välja 3 ala, millele siis Tallinna Tehnikaülikool arvutas esialgsed kaevandamise ja rikastamise hinnad. Nendele 3 alale modelleeriti ka põhjavee mõjud, ehk siis kaevanduse mõjud põhjaveele. Ja töö käigus sõnastati siis täiendav eesmärk, et eelkõige lähtuvalt maaomandist ja ehk siis eramaade paiknemisest eraldati välja 3 täiendavat ala, aga seejuures tehes siis kompromisse nii fosforiidi kvaliteedi kui ka siis varu suurusega. Kuidas käis siis nende kriteeriumite valik ja nende alade valik? Ehk siis kõigepealt koondati ruumiandmeid, suur hulk ruumiandmeid on Eestis vabalt saadavad, osa andmeid küsisime omavalitsustest juurde. Siis geoloogiateenistuse sees moodustati 10-liikmeline grupp, kes siis püüdis jaotada need kriteeriumid erinevatesse klassidesse. Jagasime nad 3 klassi. Klassi 1 läksid need, kus siis ekspertgruppi arvates oli suhteliselt suur tõenäosus, et on võimalik leida leevendusmeetmeid, millega negatiivset mõju kompenseerida. Klassi 2 läksid kriteeriumid, kus meie arvates on leevendusmeetmete leidmine kas keeruline või väga kallis. Ja 3. klassi läksid need, kus tänase seadusandluse järgi on kaevandamine välistatud, ehk siis seal ei ole mõtet täpsemalt enam vaadata. Kõik need kriteeriumid pandi ühte suurde tabelisse ja siin ma toon välja lihtsalt ühe väikse fragmendi sellest. Et näiteks siis looduskaitsealad jagunevad 3 kaitsekategooriasse. Kõige rangema kaitsega on siis loodusreservaat ja kõige leebema kaitsekategooriaga on piiranguvöönd. Ja tulenevalt seadustest on kõigis vööndites kaevandamine keelatud, juhul kui kaitsekorralduskavas ei ole sätestatud teisiti. Ehk siis teoreetiliselt on võimalik kaevandada kaitsealade allmaa meetodil, kui keskkonnamõju hindamine kinnitab, et kaitseväärtused ei saa selle kaevandamistegemise tõttu kahjustatud. Ja ütlen ka siinkohal, et Eestis teadaolevalt selline praktika puudub. Sellest kõigest lähtuvalt otsustasime, et need 2 rangemat kategooriat jäävad klassi 3, ehk siis seal me kaevandamist ei vaata ja kõige leebem piiranguvöönd jääb klassi 2. Ja siis kuna tihti need piirangud olid sarnase iseloomuga, siis me sellisel juhul neid omavahel ei summeerinud, vaid kasutasime kõige rangema klassi mõju. Nüüd selle töö tulemusena moodustusid alad, kus siin, kas ma saan hiirega näidata, see põhjapoolne on siis Toolse maardla ja lõunapoolne Rakvere maardla.
Punased on siis alad, mis on siis koheselt välistatud, et tegemist on Natura-aladega, looduskaitsealadega ja aladega, kus siis rahvastiku tihedus on rohkem kui 15 inimest ruutkilomeetrile. Ja nüüd need sinised toonid näitavad siis nii-öelda selle kasuliku või kaevandamist soodustava ja välistava komponentide mõju, ehk siis kõige paremad alad on justkui need kõige heledamad. Selle andmete põhjal siis eraldasime automaatselt välja alad. Näiteks siis siin on Toolse maardlast Kundas lõunas eraldas siis automaatselt tekkis 2 ala, mis oma siis lähtuvalt nendele ette antud tingimustel on väga sarnased. Üks jääb Toolse jõest lääne poole ja teine jääb üle siis Toolse jõe või mõlemale poole. Ja ekspertgrupiga siis otsustasime, et me täpsustame just seda ala 1, et vältida kattuvust Toolse jõega. Ja seejärel me siis käisime need nii-öelda piirid käsitsi üle ja täpsustasime neid. Ja nii tekkis siis näiteks perspektiivne uuringuala Toolse maardlas. Et samasugusel põhimõttel on ka 2 ala Rakvere maardlas, Põlula ja Ulvi. Et nende alade puhul oli meil oluline, et seal olev varukogus oleks enam-vähem võrdne. Nüüd tulenevalt kivimi kvaliteedist ja kihi paksusest, siis nende alade pindalad on märkimisväärselt erinevad. Ehk siis, et saada sama kogus kivimit või siis õigem oleks öelda fosforoksiidi, on meil Toolse maardlas vaja umbes 4 korda suuremat ala. Nüüd kõik need 3 välja eraldatud ala kattuvad märkimisväärselt eramaadega, et eramaad on siis toodud siin ekraanil punasega ja sellest tulenevalt töö käigus siis sõnastati täiendav eesmärk, kus me siis püüdsime leida alasid, kus siis kattuvus eramaadega oleks võimalikult väike, tehes seejuures kompromissi fosforiidi kvaliteedi ja varu suurusega. Ja samuti eraldati välja 3 ala, millest üks on siis niinimetatud laiendatud Aru-Lõuna, mis suuresti kattub olemasoleva Aru-Lõuna lubjakarjääriga, sellest põhja poole jääva endise Aru põhjakarjääriga ja siis omakorda sellest põhja jääva Kundasoo või siis Arusooga. Rakvere maardlasse tekkis Mõõdaka, mida siis läbib Rakvere Narva raudteeliin ja Rakvere maardla kaguosasse Männikvälja. Et kui me nüüd vaatame nende varu suurus ja varu kvaliteeti, siis Männikvälja tükk on selgelt madalama kvaliteediga kui teised Toolse maardla tükid. Nüüd varukogus nii Männikväljal kui Mõõdakal on umbes 75% võrreldes siis nende esialgsete uuringualadega. Ja Aru-Lõuna puhul on see varukogus umbes pool, aga keskmine siis fosforisisaldus on võrreldav sellega, mis on siis teisel pool Toolse jõge oleval tükil. Nüüd nendele esimesele 3 alale siis arvutas TalTech kaevandamise ja rikastamise hinnad, ehk siis fosforiidi kontsentraadi tootmise hinnad, ja ta tegi seda nii Pealmaa kui Alma meetodil. Et ma püüan nüüd lühidalt need tulemused kokku võtta ja siis kirjeldada, milliseid meetodeid nad kasutasid. Ja ma etteruttavalt ütlen, et need toodud pildid siin on puhtalt internetist leitud ja selles mõttes illustratiivsed, aga et siis Pealmaa puhul, kaevandamise puhul võiks see välja näha niimoodi, et pehme katend eemaldatakse sammuvekskavaatoritega, selle all olev lubjakivi kõigepealt puuritakse, siis õhatakse ja siis samuti teisaldatakse katendisse. Ja kuna fosforiit on oma olemuselt hästi pehme kivim, siis selle väljamine võiks käia mehaaniliselt sellise kombainiga ning seejärel siis see tõstetakse kallurisse ja läheb tehasesse. Kui me räägime nüüd Alma kaevandamisel, siis tulenevalt sellest, et fosforiit on äärmiselt pehme või pude, siis nüüd need
kamberplokis need kaevekäigud, kus siis toimub töötajate transport, kivimi väljavedu ja ka õhu liikumine, et need betoneeritakse ja kaevandamine toimub niimoodi, et umbes 1/4 väljatakse, seejärel täidetakse see materjaliga, mis kivistub ja siis võetakse järgmine neljandik, järgmine neljandik ja järgmine neljandik, kuni lõpuks saab siis kogu kivim väljatud. Laadimine toimuks sarnaselt frontaallaaduritega ja väljamine jälle mehaaniliselt. Nüüd selliste tehnoloogiate puhul arvutati siis kaevandamise ja rikastamise esialgsed hinnad. Et anda nendele hindadele nüüd natukene konteksti, siis eelmise aasta lõpus oli 1 tonni rikastatud fosforiidi hind umbes 300 eurot tonn. Ja samas suurusjärgus on need hinnad püsinud tänaseni. Need hinnad on aga oluliselt kõrgemad ajaloolistest keskmistest. Et ajaloolised keskmised, ma olen siin välja arvutanud jooksva 5 aasta keskmise, mis jääb siin umbes 110–120 euro juurde tonn. Ja hinnad siis, mis on toodud, näitavad, et kõige odavam oleks siis kaevandamine Alma meetodil Rakvere maardlas ja Põlula ja Ulvi aladel väga vahet ei ole. Natukene kallim, või mitte natukene kallim, natukene alla 100 euro tonn oleks kaevandamine Põlula ja Ulvi aladel Pealmaa meetodil ja Toolse maardlas jääks kaevandamine 110–120 euro juurde tonn, mis siis oleks arvutuslikult võrreldav viimase 5 aasta keskmise hinnaga. Seda kõike öeldes tahaks ma veel kord üle rõhutada, et kuna fosforiit on oma olemuselt hästi pehme, siis Alma kaevandamisel on märkimisväärsed riskid seoses fosforiidilahundi püsimisega, et kõigele on olemas tehnoloogilised lahendused, aga need lahendused ka paratamatult maksavad. Ehk siis kui fosforiit osutub natukene pudedamaks kui siin mudelis eeldatud, siis see tähendab selgelt täiendavaid kulusid. Nüüd nende 3 stsenaariumi puhul modelleerisime ka mõju põhjaveele. Ja samuti siis kasutasime erinevaid stsenaariumeid, ehk siis karjääri puhul avatakse kõik põhjavee kihid kuni siis selle põhjavee kihini, kus on fosforiit. Ja kaevanduse puhul eeldati, et see lagi jääb püsima, ehk siis katendis olevad vettpidavad kihid jäävad alles ja sealt tuleb vesi kaevandusse ainult läbi selle, et toimub rõhkude erinevus. Eeldati, et kogu kaevanduse territoorium on 20 aastat pidevalt avatud ja toimub pidev vee kõrvaldus. See on kindlasti ülehinnatud, aga see annabki meile kõige konservatiivsema stsenaariumi. Ei arvestatud sademetega mudeli puhul ja juba varasemalt kordasin, et Alma kaevandus eeldab, et katend ei purune. Nüüd, kuna põhjavee kihte on väga palju ja igas ühes on mõju erinev, siis kõiki ma neid täna ei ole võimalik siin läbi käia, aga siia ma olen toonud kõige konservatiivsema pildi, kus siis on põhjavee kiht, kus lasub fosforiit, kus siis mõju ulatused on kõige suuremad. Siit on näha siis, et Rakvere maardlas ootuspäraselt ulatub mõju palju kaugemale kui Toolse maardlas. Aga ma natuke püüaks ka seda pilti selgitada, et mida need numbrid siin tähendavad. Et kui me toome ühe näite, et Vinni vallast või Alevikust tähendab, siis seal on see antud kiht, ordoviitsium cambrium, umbes 120 meetri sügavusel maapinnast. Kuna põhjavesi on surveline, siis kui sinna puurida kaev, siis tegelikult see vee tase tõuseb nii palju, et ta jääb umbes 40 meetri sügavusele maapinnast. Ja see -16 tähendab, et siis kui kaevandada nendel aladel ja alandada põhjavett, siis see vee tase langeks 16 meetrit. Ehk siis kui ta enne oli 40 meetrit maapinnast, siis pärast on ta umbes niimoodi 55-60 meetrit maapinnast. Aga siiski kaevu jääb mitmeid kümneid meetreid vett.
aga kõik need modelleerimistulemused põhjavee kihtide kaupa, erinevate alade kaupa on toodud meil uuringu aruannetes või aruandes, mis on Geoloogiafondis kättesaadav, et ma huvi korral kutsun sellega tutvuma. Et sealt on siis võimalik täpselt välja lugeda muuhulgas ka mõjutatud kaevude arv. Aga nüüd siis peamised tulemused, et Tulvi ja Põlula uuringualadel on mõjud sarnased. Põhjavee aranduslehter kujuneks väiksemaks Toolse uuringualal ja Alma kaevandamine mõjutaks põhjaveet vähem kui karjääriviisiline ja alanduslehtri ulatust vähendaks etapiviisiline kaevandamine, ehk siis see, et kogu see ala ei oleks pidevalt mõjutatud vee väljapumpamisest, mis ongi tegelikult tavaline praktika. Ja et täpsustada mõjusid, on järgmises etapis väga oluline keskenduda kahele aspektile. Üks on siis seda, et me siin ei vaatanud, kuidas siis selline veetaseme alandamine mõjutaks põhjavee keemiat ja samuti me ei uurinud pinna ja põhjavee omavahelisi suhteid, ehk siis kui palju näiteks jõgedest või järvedest infiltreerub vesi põhjavette. Nüüd kogu see töö, mis ma siin suhteliselt kiiresti praegu üle käisin, on tegelikult kättesaadav palju põhjalikumalt meie aruandes, mis on Geoloogiafondis. Selle ühe aruande pealkirja taga on tegelikult 4 erinevat tööd. On koondaruanne, mis võtab kokku peamised tulemused. On siis töö, mis kirjeldab, kuidas määratleti perspektiivseid uuringualasid. On Tehnikaülikooli poolt koostatud siis hinnang kaevandamise rikastamise maksumusele ja ka siis hinnang, mis juhtuks siis põhjaveega. Nii. Ja kuidas ja kus siis uuringutega jätkata? Näitan veel kord seda pilti, et kus meil on siis kokku 6 ala, lähtudes ainult kaevandamise hinnast, oleks kõige perspektiivsemad Põlula ja Ulvi Alma meetodil. Samas Rakvere maardlas on oluliselt suurem mõju põhjaveele ja kaaludes erinevaid aspekte, sealhulgas ka siis asustustihedust ja eramaade osakaalu, arvame, et kõige parem oleks jätkata laiendatud Aru-Lõuna alal, mis siis suuresti kattub olemasoleva lubjakivikarjääriga, siis kunagise lubjakivikarjääriga ja Kundasoo või siis Arusooga. Et selle ala tugevuseks oleks, et suures osas on olemasolev mäetööstusmaa, osa katendist on juba eemaldatud ja on vähe eramaid. Nõrkuseks on aga, et fosforiidi kontekstis on see varu kogus suhteliselt väike ja fosforiidi kiht on õhuke. Võimalusteks on siis haruldased muldmetallid, vanaadium ja kaalium, aga kas ja kui palju need suudavad panustada väärtusloomesse, on täna veel ebaselge, nagu me kuulsime siin hommikupoolsetest ettekannetest, väljakutseid jagub. Nüüd lisaks veel siis laiendatud Aru-Lõuna alal levib katendis ka lubjakivi ja Kundasoo osas turvast. On ka keskkonnakaitselisi piiranguid, et 6 hektari ulatuses kattub see ala merikotka elupaigaga ja on ka 2. ja 3. kategooria lindude püsielupaiku. Ja vahetult selle ala läheduses paikneb Lammasmäe kunagine asulakoht ja suheldes arheoloogidega, siis nad arvavad, et on võimalik, et ka Kundasoo all on siis nii-öelda väärtuslikke leide, et kindlasti me ka sellega peame tulevikus arvestama. Nii. Ja kõike seda, mis ma siin täna teile ette kandsin, tutvustasime me ka Vabariigi Valitsusele ainult palju lühemas versioonis. Ja me saime suunise uuringutega jätkata ja meid siis suunati taotlema rahastust läbi konkurentsipõhise teadus- ja arendustegevuse
vooru. Me saime rahastuse siis järgnevaks, või mitte järgnevaks, aga juba siis käimasolevaks 3 aastaks. Ja meie siis tööde eesmärk oleks laiendatud Aru-Lõuna alal majanduslikult efektiivse ja keskkonnasäästliku fosforiidi väärindamise lahenduse leidmine. Ja majandusliku otstarbekuse korral leida ka viise, kuidas siis väärindada kaasnevaid ressursse. Et nüüd natukene täpsemalt, mida me plaanime siis Aru-Lõuna alal teha, on see, et me juba täna otsime oma meeskonda siis rahvusvahelise taustaga inimest, kes on oma väga head siis fosforiidi väärindamise, just seda tehnoloogia kogemust olemasolevas tööstuses, kes aitaks meil kokku võtta seni tehtud töö ja selle põhjal siis valida välja 1-2 tehnoloogiat, millele siis teha skaleeritud katsetused. Need skaleeritud katsetuste jaoks meil on vajalik võtta ka proovimaterjali, mida me siis loodame, et meil õnnestub sellelt Aru-Lõuna alalt teha. Nüüd see fookus on kindlasti fosforil, kuid sõltuvalt sellest tehnoloogiast me püüame leida ka viise, et oleks kätte saada siis haruldasi muldmetalle ja samuti siis vaatame need nii-öelda kaasnevaid ressursse, vanaadiumit, kaaliumit, lubjakivi ja turvast ja püüame need siis kõik seda komplektselt vaadata, et kuidas oleks seda kõige parem väärindada. Me viime läbi kaevandustehnoloogilisi uuringuid, ehk siis teeme mäemudeli, mis aitaks meil paremini mõista, kui kallis see on kaevandamine ja kuidas kaevandada nii, et keskkond suures osas ka põhjavesi saaks võimalikult vähe mõjutatud. Me täiustame hüdrogeoloogilist mudelit ja toome sinna sisse siis ka selle geokeemilise modelleerimise ja hindame siis seoseid pinna ja põhjavee vahel. Ja nimekirjas siin küll lõpus, kuid kindlasti mitte vähem oluline, on siis olelushingi rindamine ja keskkonnamõjude kaardistamine, ehk siis me ei plaani teha seaduse mõttes keskkonnamõju hinnangut, kuid me püüame võimalikult vara aru saada, et millised on siis need kõige olulisemad keskkonnamõjud ja kuidas neid vältida ja leevendada. Nii. Ja enne päris lõppu ma veel tahaks välja tuua, et meie senise tööga on kaasatud väga palju inimesi, aitäh teile kõigile ja ka mitmed asutused nii Eestist kui välismaalt ja muuhulgas ka 2 ülikooli, kes siin täna hommikupoolikul ettekandeid tegid. Aitäh!